et ja naljakas samas, et kuidas noore inimese valikud tekivad, on ju, et kui millised juhused on, et sa valid mingit erakonda või nagu see on ikka täiesti ale naljakas, on ju, et ma elasin tollal Lasnamäel, mis oli ka juba siis oli tõenäoliselt Keskerakonna kants ja ühel hetkel millegipärast selgus, et peab valima minema, no kurat, keda sa valid, keda sa tead, ei oska ju midagi vaadata. Ja siis vaatasin, et mingi vend on tänaval pilte, kapteni müts on peas. No kurat, kui kapteni müts, siis järelikult peab olema mingi tegija mees. No vähemalt oskab midagi juhtida. Töötanud juhtivates struktuurides oli. Valisin teema. Selgus, see oli keegi Toivo Linnas ja juhtlikult oli ka Reformierakonna liige. Et lihtsalt nagu kuidagi see on absoluutselt puhtjuhuslik ja mingit nagu pärast selgus, et tegin õige valiku, sest minu maailmamaad on suht koht anarhistlik, ma väga riigi palju sekkimust ei näe ja tõenäoliselt Reformierakond on nagu kõige lähedasem sellele maailmavaatele, et läks täkkes. Kui tahad rahvale hinge vaadata, rihi pilk mõni sentimeeter objektiivist kõrgemale ja täida linn oma silmadega. Te kuulate Levila saatesarja Ikooni loomine 3. osa, Silmad. Sõna saavad Paavo Pettai, Urmas Vilman, Kärt Vilman ja Ain Sepik. Et mis puudutab nagu Edgarit, siis ikkagi see, et Edgarist teha nagu bränd ja Keskerakonnast teha bränd, see oli nagu teadlik valik. See oli täiesti kindlalt teadlik valik ja ma arvan, et me erakonnana või sellise Eesti poliitreklaamis sellise otsuse tegin ikkagi esimesena mina. Et pärast nagu kõik, ütleme isegi pärast paari kampaaniat inimesed said aru, et okei. Ja ma ütleks, et isegi Reformierakond ei olnud tükk aega bränd. Selles mõttes, et jah, Osolin tegi seal ka head tööd, aga tegelikult kas Osolin tegi? Osolin tegi algust. Osolin tegi seal algust, ütleme, ja siis läks Vilman ja tegelikult Vilman pani selle asja neile trackile. Et Vilman on kõva mees, et ma pole midagi öeldud. Et selles mõttes, et see oli need meetodid, mis tegelikult ütleme seal, kuhu me nagu ideaga jõudnud olime, ta võttis need kohe ikka väga ägedalt üle ja loomulikult oli ka ise selle osa, et ta oli ise ka aitanud paljudes asjades sees olla välja töötanud, et Vilmaniga koos me olime ikka väga hea tandem. Et nagu see oli nagu võimas. Siis oli ikka huvitavad asju, meenutame plakateid, need Edgari suured prillid. No sa jääd vaatama. Ega ma täpselt hiljem nagu ei mäletagi, kes mis mõtte ütles või kuidas see nagu tekkis, et see oligi nagu selline koostöö, näiteks mingi kõige tuntum, minu jaoks on tuntum ja Savisaare silmade reklaam, kus oli Savisaare silmad suures plaanis, et ma tean, et 2 meest oli toas, kes selle välja mõtlesid, et see oli mina ja Paavo, et kes ütles silmad, kes ütles lause või kuidas see nagu kujunes, et seda ma ei mäleta täpselt, aga tõenäoliselt meie Paavoga need olime. Seal oli Keskerakond teab lahendusi ja lihtsalt Savisaare silmad üli suured plaanid, nagu siuksed siuksed päris ägedad Miami Vice, tal olid siuksed nagu Polaroid prillid, nagu USA politsei siuksed prilliraamid, siuksed peenikesed metallist. Kas need prilliraamid olid tookord juba talle valitud või tal ise kandis neid? Ei, nad olid kuskilt vist olnud, ega ma ei tea, kas hiljem pärast keegi mingid stilistid seal tegelesid, et kas tal oli või on jälle, ütleme mina nii peensustesse ei laskunud, et kogu see tegelikult see Keskerakonna reklaami tegemine käis nii, et me mõtlesime valmis, siis Paavo Pettai võttis portfelli kaenlasse, tormas siis kuskile Tallinna linnavalitsusse, siis tuli padinal tagasi ja andis siis juhtnööri, mida siis Edgar oli tahtnud. Seal on väga nagu ratsionaalne teooria taga, et see on nagu poliittehnoloogia, et inimestel meil, sinul, meil, kõigil on mingi soov ikka nagu, kui sa kedagi nagu valid, et see peaks olema isiksus või bränd, kus on tugev, et seal oligi hästi oluline asi oli see, et kasvatada erakonna juhi tugevust, et või liidri omadusi näidata ja väga lihtne ülesanne tuli see inimene teha suuremaks, kui ta päriselt on, et ja siukest nagu, kui on tugev, see on usaldusväärne, inimestel omas tõmbuda nagu tugevama poole, ja see on lihtsalt klassikaline brändi arendus, liidri kasvatamine, liidri imago kasvatamine oli lihtsalt selleks, et üle elu suuruse. Jaa, eks sa vaata, klassika on jah, lähe ega seal või oli see tema kõige tugevam näoosa?
vaata pilk on ikka inimese kõige tugevam, see oli nagu Paavo Vettajaga, kui ma arutasime, oli see, et pilk on kõige olulisem asi on ja kui see on inimesel on pilk, on hea, on korras on ju. Ja siis ongi, see mõte oli meil ka niimoodi, et sa saadki vaadata sinna pilku. Et noh, see, kes kardab, see lööb pilgu maha, on ju, see, kes nagu siis, kellele see pilk sobib, on ju, siis ta vaatab, äge, on ju, et noh, et see on ülioluline tegelikult, et noh, tekitada nagu selline pilguside, on ju, et sellest nagu pärast hiljem nagu raske põgeneda, noh, madu vaatab ka ohvrile silma, on ju, noh, seda veel öelgi see, et see mingid ajalehe pealkirjad oli ka, et Savisaare Mao pilk ei lase magada, oli mingid inimesed, et no tõenäoliselt see ei olnud, kes siis see inimene, kes erakond oleks valinud, on ju. Et aga ei noh, see oli täiesti kaine arvestus ja siuke nagu põhimõtteliselt nagu noh, natuke pead seda inimhinge tundma ka, et mis seal nagu. Aga no ühesõnaga, ma olen Savisaare siis pilk valiti välja väga lihtsa parameetri järgi, kui tal olid prillid, siis oli lihtsalt vaja valida see pilt, kus nagu need kus nagu fotovalgustid ehk prožektorid ja softboxid ei peegeldanud prillide peale. Ja see, kus pilk oli kõige veenvam ja unelenud seal kuskil ringi ja no see on hästi huvitav, see on, kui sa tahad saada nagu sukest nagu lummavat pilku, siis tuleb lasta inimesel vaadata mida objektiivi sisse, vaid mingisugune 2-3 senti objektiivist kõrgemale, siis tekib siuke nagu müstiline siuke varjund kuskile, et see no. Seda suunasite, et vaata sinna või ta ise teadis juba? Ei no me lasime iga moodi seal nagu noh, tõenäoliselt me lasime iga moodi, kurat, mäletan ma seda, on ju. Et noh, me isegi vist ei olnud nii, et me ei pidanud panema 2 fotost kokku, et see oli nagu üks pilt, on ju. Et noh, see oli nagu jah, nagu, sest tegelikult on Savisaarel mingid hästi nagu napakad puhmast kulmud veel, aga see kõik oli suurelt nagu välja nagu jumalast nagu pöörane. Ma mäletan mingisuguseid pildistamisi. Ma mäletan, kuidas moodi Savisaarel oli üks kulm, mis kogu aeg kippus püsti seisma, mida me siis igasuguste keelide asjadega alati vormisime. Ja siis, kui ikkagi hakkama ei saanud, siis pärast fototöötlusel võtsime siis natukene tagasi. Need võimsad kulmud, millega pidi alati vaeva nägema. Üks see naljakas lugu tuleb meelde küll nende silmadega, et kui me need silmad valmis saime. Siis see oli ka jäetud suht naturaalne, et kulmudega oli vaevana võib-olla natuke nähtud või midagi, aga nii nagu ta oli, nii oli see suur Savisaare siis silmad ja kuni nina otsani. Ja siis, kui need olid käinud trükis ära, olid kõik need 6x3 valmis trükitud. Siis selle PVC peale suured siuksed välireklaamid. Siis hakati vaatama, et kurja, et ikka ninakarvad paistavad. Kuigi need keerati alla ära, aga ikkagi oli siuke, ma ei tea, kellegile tundus, et sa ikkagi ei kõlba, et tuleb ära võtta. Ja siis käisid väikesed poisid, mu vend Priito ühe oma sõbraga käisid kuskil Kiiul või kuskil asus mingi ladu, kus siis need 6x3 laiali tõmmati ja kus nad siis beeži värviga tupsutasid nina alustele karvad ära katta. Enne kui need siis ülesse pandi. Aga kõik oli muidugi kiire, sest kõik toimus viimasel minutil ja töösel tupsutasid siis nahatooni beežiga, tupsutati natuke peale, et vähem välja paistab. Ja sellega on üks äge lugu, on ju, et tol ajal noh, kui Savisaar oli siis siuke vend, kellel noh, ta oli nagu siuke võimukas mees ja siis tema ümber tiilesid igasugused siuksed nagu tüübid, on ju, noh. Ja siis need tüübid kõik nimetasid Edgar Savisaart, et Edgariks, et Edgar ütles, Edgar tegi, on ju, kõik olid nagu Edgar, et seda aru, et see on nagu mingi siuke nagu Saari tiitel. Saari siis õukond, on ju, ja siis täitsa huvitaval kombel, et see tõmbas ka mingid kultuuriinimesi ja näiteks Linnar Priimägi oli siis Edgar Savisaare isiklik nõunik, on ju. Aga tollal millegipärast ei tehtud selliseid asju, mis tänapäeval on väga nagu tavalised, et siis ei tehtud siukest nagu väga nagu mustavaid või siukest nagu sappi pritsivaid nagu tekste või ega pilte ega seal kuidagi nagu teistmoodi sai poliitilist reklaami ajada. Ja see tegelikult mulle meeldiski see aeg nagu rohkem. Aga Linnar Priimäe tekstid nagu kubisesid sellistest nagu võiks öelda nagu stalinistlikest sellistest väljenditest, et niisugune riukalik
ja madu ja see oli igas teises sõnas sees, on ju. Ja tuli veel punase nagu punaseks tehtud laused veel, need nägid nagu päris nagu sellised nagu, mis viga on, mis teda hammustanud on. Ja siis oli päris lahe lugu oli, et IDEA veel asus Stockmanni vastas, see on Stalini aegne maja, teate, kus on selline torn on, selline Kremli aeg 54 ja selline 5 nurka, mida ka praegu veel justi seal restaureeritakse, et säilitakse ainuke selline stalistliku arhitektuuri näited seal 3. korrusel, täpselt seal sai rõdu peal just nagu kuskil suure laeva siis tüürboordis nagu, kes suitsu tegid, käisid seal rõdu peal suitsu tegemas ja siis ühel päeval, töö ajal, ma olen umbes lõunaaeg, ma istun seal, oligi mingi nahktiivan, kus ma istun, uks läheb lahti ja tormab sisse Linnar Priimägi. No loomulikult üleni valges, hüüab, et nii, kes on see noor inimene, kes on teinud selle Edgar Savisaare silmade reklaami? Ma olin ainukene seal toas, mina, meie tegime, mina olen, on ju. Ja siis ta küsib, et nii noormees, kas te oleksite nõus seda veidikene muutma? Mõtlesin, et ei ole. Selle peale Priimägi vaatas otsa, ütles nii. Ma teadsin, et te olete loll. Aga seda, et te olete laisk, ma ei teadnud. Nägemist. Ta ukse kinni läks minema välja. See minu kohtamine oligi. Et ja tal oli muidugi mingid oma põhjendused, tõenäoliselt need olid nagu mõnes mõttes võib-olla õiged, mõnes mõttes vale, et mine tea, kas nad seda kontrollida saanud, see reklaam oli juba praktiliselt valmis ja üles tänavatel läks. See oli tohutult skandaalne ja võimas reklaam ja see ärritas inimesi, mis on alati hea, et üks korralik poliitreklaam peabki korjama nii vastased kui ka pooldajaid. Ma peaks ütlema, mitte ainult poliitreklaam, vaid iga teine reklaam, mis tahab nagu kajastust saada ja katvust, et siis et ainult sõpradest ei piisa, et siit mees, kui su vaenlasi ei ole. Poliitikas töötab ju vastandumine, mitte mingisugune koos ühistel seisukohtadel olemine, nii et sa pead tollal vist eriti. Tollal erati, aga praegu ka, et tegelikult kui sa suudaksid ikka välja mõelda see, mis rahvast puudutab ja sa vastanduksid üldisele poliitilisele suunale ja võib-olla elektoraadile, ma arvan, et sealt võib hääli saada, aga see, kui sa kõigega nõus oled, ega sealt mingid hääli ei saa. Mida rohkem materdati, seda kasulikum oli see tema elektoraadile, nii ta arvas ja tegelikkus näitas, et nii oligi. Aga üldiselt oli niimoodi, et kõik Savisaarele üldiselt nagu meeldisid kõik asjad, mis nagu natukene ületasid meedia tähelepanu või künnist ja isegi liiga palju ta tahtis, et näiteks üks kurioosne asi oli see, et juba pärast aasta kümneid hiljem, kui Niguliste kiriku all hakati taastama seda sükest väikest tänavat, mille nimi on Nõelasilm, on ju. Siis Savisaar kuidagi arvas, et võiks teha sükse asi, et tooks kaameli ja siis viime kaamel läheb Nõelasilmast läbi, on ju. Ja siis oli vist Paaval või kellegi oli tükk tegemist ja seletus, et kuule, Edgar, ei saa, on ju, vaata, see on see vanasõna on niimoodi, kui nagu ennem läheb kaamel läbi Nõelasilma, kui rikas saab taevasse, et see ei ole päris see mõte, on ju, et ärme seda tee, on ju, kuidagi see ära räägitud, on ju. Et seda ei tulnud, aga mõelge vaid, kartulikotid, mingid, ma ei tea, kohukesed, ja siis veel kaamel ka Tallinna kesklinnas, on ju, et ses mõttes nagu tüüp nagu risti ette ei löönud, on ju, et kõik, mis vähegi nagu silma paistis ja davai teeme, on ju, et showmees. Ma meenutan veel ühte niisust, kus me siis jälle seal, kas oli volikogu istung, volikogu istung ja siis ta tõmbas selle ehtsa jänese sealt kübarast välja niimoodi, et võit umbes ja selliseid asju praegu ei tehta, sest talle meeldisid etendused ja see vaene jänes oli tõesti, see loomakaitsjad olid natuke mures, aga ei, ta elas priskelt oma elu edasi ja eks ta natuke nagu ehmatas, aga nii oli.
selliseid asju armastas Edgar planeerida ja ta tegeles tundide viisi ja kulutus väga palju oma aega sellega tegelemisele. Ma arvan, et praegused erakonna juhid reeglina nii palju oma aega ei kuluta kahjus. Et töövõime oli Edgaril tohutu? Tohutu, ikka siis kui tervist oli, siis oli ikka tohutu ja noh, tema oli ka niisugune selles mõttes, et ta ju armastas vahepeal siis, kui tal oli diabeediga ikka juba probleemid, armastas oma abide käest ära põgeneda ja kuskil väike tort sisse kiiresti süüa, nii et ta oli, ega tema väga palju reegleid ei tahtnud jälgida. Ja tordid talle õudselt meeldisid ja siis ta oleks tahtnud veel praetud soolaliha süüa ja peekonit ja mis tal on täiesti keelatud. Siis ta aeg-ajalt murdis mulle isegi koju hommikul, ütles, mis sa teed ja me selle sõbraga parajasti praadisime seal sealiha ja siis ta tormas kohale ja ütles, et tal Vilja ei luba süüa kodus. Ta ainult mingisugust putru jubedat ja siis ta seal sõi meil. No võt sellised asjad jäävad ka meelde. Ja mis talle eriti meeldis siis, kui tormasid kõik see, nagu ta ise nimetab õukonnameedia kohati tollal, tormas talle raginal kallal, no see oli eriti rõõmus hetk. Mina alati imestasin, et ja alati läksid need suured päevalehed ja telekanalid sellesse lõksu, selle liimi peale. Lõpuks nad hakkasid vist taipama ja hakkasid kuidagi suhtuma normaalsemalt. Edgar tunnetas väga hästi, kus see vint ikka täpselt on. Et üle mille ei tasuks Eesti rahva puhul minna. Rahvas tuleb ka tunnetada, kes valima peab, mitte see, mida sulle ainult ette öeldakse. Aga nende ideedega oli nii, et Edgarile muidugi meeldis veel see ka, et kui ta need ideed kokku kogus, siis natuke seedis ja mingis muus soustis olid need tema ideed siis pärast vähemalt. Aga ta oli nad kuidagi täiustanud, läbi mõelnud, kuidas saaks tegelikult rakendada ja päris tema ideed kõik ei olnud, kuigi osa kindlasti olid. Ja siis ta tõi need välja ja need viidi kellu. Kusjuures mina olen nüüd Savisaare kohtunud hästi vähe ja ma just mõtlesin, et siis ma alati nagu üritasin aru saada, et kust tuleb nagu inimese siukse siuke nagu mojo või karisma on ju, et ja kas seda on võimalik nagu ise tekitada, et tegelikult on, et on isegi mingid koolitused näiteks, et kuskilt ma lugesin, et üks Putinit koolitas üks vana üks naisterahvas, kus ka teatrikooli õppejõud on ju, ja siis ta ütles, et ta õpetas Putini käima nii, et tal käelabad on nagu mitte nagu külgemööda, vaid nagu väljapoole on ju. Siis ta paistab nagu laiem ja suurem välja on ju. Ja siis kui sa ei taha, et siin näiteks öisel tänaval pätid sulle kallal tulevad, siis käi niimoodi, et nagu mitte nagu arbuusid kaenla all, vaid lihtsalt keera käelabad nagu 90 kraadi on ju. Siis sa näed suurem välja nagu, siis nagu alateadlikult nagu oled nagu suurem on ju. Aga siis kui ma pärast nagu, okei, see Savisaarel tal on mingi moodsi on olemas, aga tal on veel mingisugune, kuna ta on üks hüütav asi, mis on, et ta on nagu natuke nagu süke ülekaaluline on ju, ja ülekaalus inimesed tihti on see, et tal on nagu hingamisega raskusi. Ja siis tegelikult ta tuli, tema toas oli niimoodi, et teda oli kuulda, kui tuli. Kohe nagu arvestad sellega on ju, et see on mingi väiksed detailid on ju, et see on lisaks sellele nagu aga ma ei usu, et ta seda meelega tegi, aga see veel nagu lisas nagu mingit asja. Et aga mina nagu paar korda nagu, et olen selle inimesega kohtunud. Ta tahab olla ja jääda mällu suure poliitikuna, rahvajuhina, rahvapäästjana. Ja teatud hetkedel peab ütlema, et müts maha. See, mis ta 80-ndate lõpus ja 90-ndate alguses tegi, see müts maha selle ees. Edgar Savisaar. Igaüks, kes tahab olla tõeline liider, peab seda rahvale kõigepealt tõestama. Te kuulasite Levile saatesarja Ikooni loomine 3. osa Silmad.
saate autor, montaaž, helikujundus ja originaalmuusika Janek Murd. Toimetaja Kristi Sobak. Produtsent Daniel Vaarik. Me täname kõiki, kes meil oma mälestusi jagasid ja olid valmis intervjuusid andma. Aitäh dokumentaalmaterjalide eest Eesti Rahvusringhäälingule. Levila 2021